Tere õhtust kõigile, tere tulemast 26. Power Estonia laivi. Meil on tekkinud siin väikene paus vahepeal meie laividega, aga nüüd me oleme uue hooga tagasi, uute huvitavate ja inspireerivate külalistega. Ja täna meil on laivis külas Karl-Kristjan Ilus, kes räägib natuke iseendast lähemalt. Ma ei väga palju infot ei taha tema kohta enne anda, aga Karl-Kristjan, räägi, kas sa kuuled ja näed meid? Ja ma kuulen väga hästi sind ja näen samuti. Oh, super, väga hea. Aga võib-olla alustuseks sa natukene räägiksid endast, et kes sa oled ja kust sa tuled? Okei, ma olen siis Karl-Kristjan Ilus, ma olen 17-aastane ja ma tulen Põlvamaalt, aga ma käin Nõo Reaalgümnaasiumis ehk siis Tartumaal koolis. Ja ma olen noorkotkas. Noorkotkas, okei. Kuidas sa selle, ütleme, nagu ma ei tea, kui paljud noored on noorkotkadel, kas see on niisugune nagu tavaline asi või siis pigem see ei ole niisugune hobi, millega igaüks tegeleb? Igaüks ei tegele päris sellega, aga ikka sa leiad noori üle Eesti, kes tegelevad sellega. Okei. Aga kuidas sa noorkotkasteni jõudsid või kuidas see kogu teekond sinu jaoks alguse sai? No tegelikult see algas üldse sellest, et mu ema, ta oli kodutütar omal ajal ja siis ta nägi, et meie kodukohas hakatakse või tegeldi ka sellega ja siis ta suunas mind ka sinna ja ma hakkasin käima ja siis ma järjest ise vaatasin, et tuleb see üritus, tuleb see laager, muutusin ise järjest aktiivsemaks ja nüüd ma olen siin. Okei. Aga nüüd, nagu ma aru saan, siis Noorkotkas ja Kaitseliit on samad asjad, aga väga erinevad asjad. Et nad on täiesti eraldi asjad, aga samas nad on samad asjad. Võib-olla sa räägid natuke lahti selle, et paljud on kuulnud ka Kaitseliidust ja nagu ma aru saan, tegelikult alates 16. eluaastast on võimalik ka Kaitseliidus olla. Et mis see Kaitseliidu ja Noorkotkaste siis vahe on ja mis see nende sarnasus on? Põhimõtteliselt on niimoodi siis, et Noorkotkad ja kodutütred, mis on siis tüdrukutama, need on Kaitseliidu allüksused ja Kaitseliit on siis see üks suur üksus. Omakorda on veel ka naiskodukaitse seal vahepeal ja jah, sa saad alates 16. eluaastast minna siis noorkaitseliitlaseks, kui sa tahad. Aga meie malevas vähemalt siin meil noortejuht ütleb, et selle pole väga mõtet, sest relva sa nagunii enda kätte ei saa, kuna sa pole täisealine veel. Aga samas, kui sa ise väga tahad, siis sa võid minna. Mina näiteks hetkel veel ei lähe. Oleme Noorkotkad ja siis meid arvatakse välja. Nii et ma olen nii kaua täis. Okei, väga hea või ma arvan see ülevaade. Aga võib-olla ongi, kuna me täna keskendume rohkem selle noorte kotkaste poolele, siis sul on see kogemus ja siis ma tean, et ma kohe jõuan ka selleni ja toon ka selle välja, et sa oled aasta noorkotkas. Aga enne kui me sellele läheme ja räägime konkreetselt sellest, et mis see tähendab ja kuidas see tuli, siis võib-olla sa räägid natuke lähemalt, mida ta noorkotkaks olemine tähendab. Sa korraks mainisid siin juba erinevad laagrid ja erinevad sellised huvitavad asjad, aga mida siis noorkotkas teeb või mida te ütleme, mis need tegevused on, mis te näiteks teete, kui sa siis käid erinevatel noorkotkaste üritustel? Üldine missioon tegelikult on meil see, et meid valmistatakse ette riigikaitseks, ehk siis meid suunatakse juba sinnapoole, et meil tekiks endal huvi sellega tegeleda. Ja sellega kaasnevadki igasugused üritused, laagrid. Kui sul hästi läheb kuskil, siis on tänuüritused, on võistlused, rännakud. Poistel on iga-aastane suur rännak Minierna. Tüdrukutel on ernakene ja siis on selline kokkulepe ka, et võitjatiim, oletame, kui Minierna võitjatiim on Põlvamaalt, siis ta saab minna tüdrukute võistlusele ka võistlema, aga ta on siis külalisvõistlane ja tüdrukutel on samamoodi. Ja igasuguseid huvitavaid asju veel. On välilaagrid, on siselaagrid. Kõik on omamoodi, iga laager on erinev.
Okay, aga kas see nüüd võib-olla siin ütleme, et kui sa tood need laagrid välja, et kas nad on nagu täitsa siukses, nagu ütleme siis vahepeal ka nii-öelda selles Kaitseväe või Kaitseliidu stiilis, et oledki kuskil metsas, kuskil telgis ja või millised need on, et ka ütleme nii, et mis on nagu võib-olla, ma sõnastan selle küsimuse natukene ümber, et võtame näiteks sinu seisukohast, et mis on see noorkotkaste tegevus, mis sulle kõige rohkem meeldib, et mida sa nagu kõige rohkem alati ootad ja mida sa kõige rohkem tahaksid teha? No, tegelikult ootan kõige rohkem seda, kui ma saan vanade sõpradega jälle kokku, siis meil tuleb vanad mälestused meelde, saame uuesti juttu ajada. Relvadest laskmine on alati äge. Seda me küll pidevalt ei tee, aga see on alati äge. Aga tavaliselt sellised tegevused, mis nagu tuleks endale selgeks õppida, on telgi püsti panemine. Nüüd meil hiljuti tulid uued telgid, just meile tehtud. Siis tule tegemine, üldse selline metsas ellujäämine ja ka loodusteadmised. Okei, see on väga huvitavad ja ütleme, mitte ainult huvitavad, vaid kui me räägime näiteks sellest metsas ellujäämine asjad, et isegi kui sa nagu võib-olla noor kohe see relvad ja võib-olla asi tundub riigikaitseline olevat, siis ma arvan, et nagu kuidas metsas ellu jääda, kogu selline vajalik teadmine on nagu tegelikult ju võiks igal ühel olemas olla. Et eriti nüüd, kui hästi paljud noored asjad kasvavad täitsa linnades, siis muidu ei jõua metsa, et ma arvan, et see on väga äge see kogemus. Aga ja mulle meeldis see punkt ka, et esimene punkt oli sul kohe, et hea sõpruskond, et need kohe kõik head sõbrad ja vanad tuttavad, et ma arvan, et see on tõesti igal asjal huvitav ja see on nagu äge, et ma mõtlen, et kui meil nüüd näiteks kuulab seda laivi mõni noor, kes tunneb, et vau, et tahaks ka siis hakata noorkotkaks, et siis ma lihtsalt küsin praegu juba siit üle, et kas pärast see inimene võib suga ühendust võtta, et kas ta võib? Ja, ikka võib. Okay, ja kindlasti. Mulle võib alati kirjutada, ma ei hammusta. Okay, väga hea. Selle sõpruse koha pealt mainiks ka seda, et meil on ka nagu oma maakonna laagrid ja siis on vabariiklikud laagrid. Ja see on ka väga äge, kui sa saad aasta jooksul korra kokku nende inimestega, kes tulevad näiteks kuskilt Tallinnast, meenutad vana mälestusi, see kõik on väga äge, teete asju koos jälle. Okay. Kui see ei ole alati selline metsas käik ja kõik karm militaarasi, et seal on palju teisi asju ka veel, miks hakata noorkotkaks. Okei, väga hea. Et siis nagu ütleme, ta on niisugune mitmekesine hobi, et ma lihtsalt praegu nagu tõmban seda paralleeli, et kui nagu kooli kõrvalt hakata, ma ei tea, näiteks tegelema mingi treeniga, hakkad näiteks, ma ei tea, jalgpallis käima, siis ütleme, võib päris üksluine olla, aga ma arvan, et nagu noorkotka elu ei ole kindlasti nagu nii üksluine. Ei, seal on ikka erinevaid asju, väga palju. Okei, seda on äge kuulda, seda on äge teada. Okei, aga nüüd jõuame selle aasta noorkotka tiitlini ja ütleme, räägi üldse, mis see tähendab, kuidas sinuni jõudis, kuidas sa aasta noorkotkaks said, mis sa tegid ja mis see kõik, nagu ütleme, see kogemus sulle nüüd natuke on sellest nüüd möödas, kui sa selle tiitli kätte said, et mida see sulle tähendas ja kas see tuli sulle üllatusena või kuidas see kogu see protsess sinu jaoks oli? Tundub, et meil on väikesed tehnilised tõrked, aga ei ole hullu. Aga ma arvan, et see noorkotka perspektiiv ja see, et sa saad eluks vajalikke asju õppida ja samal ajal nii-öelda, kui sa neid kogemusi saad, leida endale huvitavaid sõpru ja nii-öelda neid mälestusi, nagu sa välja tõid. No nii, tundub, et sa oled tagasi, korraks sul vist hakkis. Ja, ma olen tagasi, mul katkas ära. Just, aga ühesõnaga ma lihtsalt arvutasingi selle mõtte üle, et see on väga huvitav, et sa saad nagu neid erinevaid elukogemusi, aga samal ajal selle ägeda sõpruskonna ja kõik need asjad nagu koos, et see on väga äge. Aga võime sinna küsimuse juurde tagasi minna, me jäime siin aasta noorkotka tiitlini ja mis seda endast tähendab ja kogu see pool? No tegelikult peab neid teisi ka nii-öelda siis neile ka aitäh ütlema, sellepärast, et kui meil see gala nüüd oli, siis kutsuti igast maakonnast see maakonna parim kohale ja kõik olid väga tublid. Ja see aasta oli üldse see huvitav, sellepärast, et me tegime koos Kaitseliiduga seda, ehk siis kuulutati välja ka aasta kaitseliitlane, aasta naiskodukaitse.
aga ei teagi, ma otseselt nagu ennast väga erilisena ei tunne, et jah, päris palju hakati kirjutama peale seda, pidi hästi palju kirjadele vastama, aga ma ikka käin laagrites edasi, tegelen ikka vanade asjadega. Aga kuidas see aasta kaitseliitlase valimine käib, et kas see on siis aktiivsuse alusel, tubliduse alusel, et mille alusel seda valitakse? Seal peaks oma komisjon olema, kes siis ise vaatab. Malev teeb sulle iseloomustuse. Ma hiljem võin enda iseloomustuse ka saata, kui soovid. Jah, on kuskil olemas. Ja siis selle alusel vaadatakse, võrreldakse neid. Minule vähemalt tundub, et neil on iga aasta selline raske otsus, et pole lihtne valida, sest kõik on väga tublid olnud. Okei, täitsa arusaadav, aga see on, mulle meeldib see, ütleme jällegi, ütleme, ma tean, et kui ma räägin nagu laiemalt piltlikult, kui ma olen ka inimestega vaata neid laive siin teinud ja see oma igapäevase ettevõtlusega seotud, kus ma väga palju inimestega suhtlen, siis hästi paljud inimestel on niisugune üks suur hirm on see fear of missing out ehk siis hirm jääda kõrvale, hirm see, et ei saa tunnustatud, aga mulle tundub, et kui nagu ütleme, keegi täna tuleb noorpodcastesse ja hakkab tegutsema, hakkab asju käima, siis ta kindlasti võib kindel olla, et sellele järgneb ka mingisugune tunnustus, mingisugune kiitus, et seda nagu märgatakse. Alati saad midagi, kas siis laagrites sa võidad mingi võistluse, mis seal toimub, näiteks mingi meil nüüd tuleb laager, me plaanime seal taliolümpiat teha, oletame, et võidad selle, saab mingi kommikese, ka see on juba asi. Osades laagri lõppudes sulle antakse mingi meene, kas siis vihik, pastakas või midagi sellist, mis kulub ka sulle ära, saab koolis hakata kasutama näiteks. Aga tulles tagasi sinna aasta noorkotka tiitli juurde, siis ma sain rändkarika. Ehk siis järgmine aasta, kui toimub see uus üritus, siis ma pean ise kohale minema ja selle üle andma. See aasta oli ka eelmise aasta noorkotkas kohal, ta oli Valgamaalt. Siis väikekarikas, mis tuli mulle, siis ma sain veel taskuna päris hinnalise. Siis ma sain mingi Kaitseministeeriumi mündi, see oli päris äge. Ja siis sain diplomi ka, mis hetkel on kodus. Okei. Ma arvan, et see on päris, esiteks on äge kuulda seda, kuidas tunnustatakse ja see, et sa said selle tiitli ja nii edasi ja ma arvan ka laiemalt see pool, et meil on nagu mingi sihuke aktiivne nagu organisatsioon, mis ehitab ja nagu toob inimesi ka lähemale sinna riigikaitsele selle poolele, sest ma arvan, et kõik peaksid olema sellega seotud rohkem. Ma ei ole küll väga neutraalne siin pinnas, sest ma olen ka kaitseliitlane, aga ma sinna enda teemasse ei lähe praegu, aga ma olen nagu väga nagu äge kuulda seda ja lahe on nagu näha, et just seda poolt, et see ongi nagu see nagu fun, samas see nagu väga asjalik asi ja see sõpruskond, kõik need kolm asja nagu kokku pandud ja seda tunnustatakse ka, et seda on nagu hea kuulda. Aga kui sa ütleme, võtame nüüd selle, et sa ju tegelikult, vaatame korraks nagu natukene laiemalt, räägime sinust siis endast, et kui me räägime vaata sellest, et sa praegu ju tegelikult õpid nõos ja sul on ka nagu muud, see on nagu sinu jaoks praegu rohkem olnud või hobi või sa näed ka seda nagu pikas perspektiivis nagu enda jaoks karjäärivalikut või kuidas sa nagu pikas perspektiivis näed, et mis sa tulevikus teha tahad? No kui me juba sinna läksime, siis tegelikult on see, et mu plaanin ära lõpetada nüüd. Siis ma plaanin kindlasti kaitseväes ära käia, Võrus, Kupis kindlasti. Siis on see, et ma üritan kuskil praktikat saada, kas sealt siis arvatavasti, et kuidas nagu täpsemalt juhi rollis tegutseda ja nii edasi. Ja siis ma plaanin Kaitseväe Akadeemiasse edasi minna, mis asub ka Tartus, nii et on ja. Kaitseväe Akadeemia ja ütleme, kui sa nüüd võtad selle nagu koolitee nüüd lõppu ja ütleme, et sa lõpetad ka selle Kaitseväe Akadeemiale, siis kes sa nagu näed, et sinust saaks, nagu ma aru saan, siis Kaitseväe Akadeemia juba viitab sellele, et sinust saab nagu militaarinimene, et kas sa lähed nagu, näed sa kuskil kindlas kohas juba ka, et kes sa tahaksid olla Kaitseväe näol siis? No, välismissioonidel oleks näiteks äge käia. Need tunduvad küll hirmsad, aga need tunduvad samas ka ägeda, et sa saad jällegi kogemust ja kõike. Ja üldse tahaks nagu kuhugi kõrgele pääseda. Et selleks peab küll tööd tegema, aga saab hakkama. Ma arvan, et see on nagu tõesti ka jällegi see Kaitseväe puhul jällegi see, et kui keegi
nii-öelda ka, kes meie tänast laivi vaatab, siis ma arvan, et see on, et kaitseväes nagu seda lage eriti ees ei ole, et sul on alati kuhugile nii-öelda tõusta, ja või noh, ütleme ja kui sa, ütleme, see probleem tekib sul siis, kui sa võib-olla kindral oled, et kuhu nüüd edasi, aga nagu me näeme, siis enamus kindralid lõpetavad poliitikas, aga ärme sinna teemasse lähe. aga nagu üldpildis, et alati sul on kasvuruumi, et kuhu edasi minna, et sul nagu seda nagu lage eriti ette ei tule, Okei. ma mõtlen, et poliitikasse oleks ka äge minna, siis saad nagu, noh, kuna mina olen praegu noor ja tol hetkel ma läksin juba täiskasvanud, siis ma saaksin ka hakata rohkem noorte pildis neid asju nägema ja ütlema, et mida võiks paremini teha. Ja see on hea pilt ja see on nagu, ma arvan, et sa oled nagu see ehte näide, miks noorkotkade asjad nii nagu head on. Mul olekski niisugune küsimus sulle, et ma arvan, et sellele võib-olla natuke raske vastata, aga kui sa mõtled praegu sellele, et esiteks, millal sinust sai noorkotkas? See on nagu lihtne küsimus selle poole pealt. Millal sa astusid noorkotkastesse? 2016 aasta suvel. Okei, 2016. Kui vana sa olid siis? Ma olin siis 12 äkki. Okei. No ma eeldan, et sa enne 12. eluaastat eriti ei olnud mõelnud, kelleks sa saada tahad, aga kui sa mõtled nii, kui sa mäletad, kelleks sa siis saada tahtsid, kas sa tol hetkel olid mõelnud nagu ka sellise nagu kaitseväelase karjääri peale või see on kõik tulnud läbi selle noorkotkaste kogemuse? Kõik on siit tulnud tol hetkel, seda ma isegi mäletan. Ma tahtsin tol hetkel saada pagariks. Et ma tol hetkel tahtsin küpsetama minna ja kõike sellist värki. Okei. Miks ma selle välja teen ja miks see nagu ma arvan ka hea pool on see, et kui sa nagu täna ükskõik, kes sa seda kuulad ja tunned seda, et sa ei tea mingit väljundit, mida teha või mida sa teha tahaksid, siis ongi tihtipeale see, et kui sa võtad endale mingi uue hobi või nagu uue tegevuse, nagu näiteks noorkotkad või kui sa oled vanem kuulaja, siis nagu Kaitseliit või ükskõik mis asi, sa võid endale selle võtta, hakkad sellega tegelema ja tihtipeale läbi selle, kui sa astud need esimesed sammud, siis sa jõuad nii-öelda nende nagu pikema perspektiivi eesmärkideni, mida sa tahad teha või kelleks sa tahad saada. Et seda on nagu äge kuulda ja nagu näha seda just, et sa nagu ongi silmsäravalt räägid, kelleks sa saada tahad, et ma arvan, et see on enamus selle nagu nii-öelda ütleme, see gümnaasiumi iga on enamasti kogu aeg tavaliselt see, kus ongi, et okei, ma käin gümnas ära, aga mis ma siis edasi teen, sest mul pole õrna aimu, kelleks ma saada tahan. Aga et sul on nagu kindel pilt ees, kuhu sa saad minna ja kelleks sa saada tahad, seda on nagu äge kuulda. No, tavaliselt peale gümnaasiumi on alati võimalus ka veel ülikooli minna ja siis sul on ka veel natukene aega mõelda, aga enam seda ei ole nii palju. Just, aga ülikoolis sa juba valid mingi eriala, et samamoodi vaata Kaitseväe Akadeemia, et ütleme, et kui sa otsustad Kaitseväe Akadeemiasse minna, aga pärast seda sa tahad pagariks saada, siis läksid need aastad nagu ju raisku. Aga kui sa juba tead, miks sa tahad midagi õppima minna, siis seda on nagu hea kuulda ja teada. Aga nüüd ongi, ütleme siis see, et me põhimõtteliselt kaitsime selle küsimuse, et mulle alati meeldib nagu meie esinejatelt ja külalistelt küsidagi seda, et kus nad näevad ennast 10 aasta pärast. Aga käime selle küsimuse nagu niimoodi konkreetselt üle, et kujuta praegu ette, et ei ole praegu aasta 2022, vaid on aasta 2032 ja me oleme siin uuesti laivis ja ma küsin sult, et no nii, kuidas sul nüüd viimased 10 aastat läinud on, kuhu sa praeguseks jõudnud oled ja millega sa praegu igapäevaselt tegeled. Et kuidas nagu, kui kõik läheb nii, nagu sa loodad, siis milline see vastus 10 aasta pärast võiks olla? Kas sa oled mõelnud selle peale? No kindlasti ma olen selle Kaitseväe Akadeemia ära lõpetanud. Et see on kindel. Ma loodan ka seda, et ma olen näiteks paaril välismissioonil käinud. See oleks äge. Mul oleks kindlasti oma maja kuskil. Ta oleks niimoodi, et ta ei oleks päris nagu maakohas, et päris metsa sees, aga ta oleks seal piiri peal. Ehk siis mul ei ole vaja palju sõita, et ma saan linna minna. Noh, mul oleks naine, 2 last äkki umbes. Ja ma arvatavasti ikka käiks veel nii täiendkoolitustel ja niimoodi, et Kaitseliidus edasi tegutseda. Ise ka koolitaks nooremaid välja. Ma arvan, et see on väga hea siuke eesmärk ja see suund, mille poole liikuda ja siis no ma tean, nagu ma panin endale siia kirja ka, et kui te olete ka märgad, siis ma vahepeal olen siin neid märkmeid teinud. Igal juhul ma panin endale kirja ja siis ma tean 10 aasta pärast uurida sult, et kuhu sinna majja linna äärde kuhugile ma saan sulle külla tulla, et näha seda poolt. Okei, aga põhiliselt jah, et kui me võtame üldpildis selle kokku, siis ma arvan, et siin on nagu hea siuke sõnum meie kuulajatele, et samm-sammult nii-öelda
alustada mingit teekonda, teadmata veel, kuhu see välja jõuab, aga selle käigus jõuda nende vastusteni ja kindlate eesmärkideni, et ma arvan, et see on kindlasti hea pool, mida nii-öelda jälgida või mis võtta endale eesmärgiks. Ja see on nagu äge kuulda, et kui keegi on 17 ja ta teab, kelleks ta saada tahab, mis ta teha tahab, et see on nagu hea pool. Aga meil vaikselt jookseb aeg peale, me saame hakata vaikselt kokku tõmbama. Mul on siin mõned siuksed küsimused veel, mis ma olen mõelnud küsida. Ja esimene küsimus on siuke, mida ma nagu ei ole küsinud, ütleme, ma olen kõikidelt meie esinejatelt seda küsinud, aga ma ei ole ühelegi meie esinejale eelnevalt öelnud, et ma seda küsin talt. ja see on natuke siuke nagu teise nurga alt küsimus, et kui sa võtad kogu selle praeguse nagu teekonna, mis sul on, ütleme siis nagu näiteks noorkotkana olnud, siis vaata, me rääkisime võib-olla, mis asjad on head ja mis on hästi läinud, aga mis on sul mingi siuke asi, mida sa nüüd tänasel päeval teeksid teistmoodi? Et sa tahaksid nagu, et kus sa tunned, et sa võib-olla tegid midagi valesti või kus sa oleks tahtnud võib-olla rohkem midagi teha, et kas sul on nagu noorkotkastes mingi kogemus, kus sa tagantjärgi mõtled, et kui ma täna alustaksin uuesti, siis ma teeksin seda ja toda teistmoodi. Et kas sul on mingid siuksed punkte, mida sa teeksid teistmoodi, et kujuta ette, et sa oled jälle see 12-aastane poiss, kes just noortesse kotkastesse läks. Kas sa kogu selle ajaga, kuni tänaseni päevani teeksid midagi siis teistmoodi? See ei ole küll nüüd sinu küsimuse point, aga ma näiteks, rännakud, millest ma enne rääkisin, seal ma loeks näiteks kaarti paremini või tegutseks punktiks paremini. Et seda teeks kindlasti paremini. Et ei eksiks ära rännakutel. Ja, täpselt. Aga see tuleb kõik kogemuste pealt juba. Aga hetkel ma ütleks, et ei ole midagi, mida ma teeksin teistmoodi. On lihtsalt otsused ja sealt sa saad alati edasi minna. Okei. Ja siis ma küsin, et kuna ütleme see kogu, ütleme, nagu ma aru saan, ka sa oled ka väga nagu selle, ütleme, militaarmaailma sees ja kogu selle poolega, et kui sul nagu, ütleme, kui täna kuulab seda mingi inimene, kes tunnetab ka, et vau, et see oleks nagu tema ala, aga ta pole veel jõudnud selle ja nii edasi. Kas sul oleks talle võib-olla mingid podcasti või mingid raamatusoovitusi või ma ei tea, kas või mingite Facebooki gruppide või hästi soovitusi, kus ta saaks selle kohta infot või kus ta saaks nagu hakata selle lainele viima või mis sind on nagu kõnetanud või aidanud sellel teekonnal? No näiteks ta võib hakata oma maakonnast uurima, et kus tal see malev on, mis rühmad tal tegutsevad, mis talle kõige lähem on. Siis ta saab juba sealt informatsiooni. Aga kui sa juba raamatud välja tõid, siis hetkel mul on pooleli raamat, nüüd sünnipäevaks sain Michael Jordani Tõeline elu. Seal nagu ta räägib enda vaatepildis. See alustab üldse kaugemalt, et tema mingi vanaisa pidi tööd tegema ja siis tema ja niimoodi, et kuidas ta jõudis sinna, kus tema täna on. Okei, see on kindlasti väga hea soovitus, ma kindlasti paneme selle laivi alla, et kõik raamatusüksed, mis asjad nagu kõnetavad ja näidanud, ma kindlasti jagame. Michael Jordan, Tõeline elu. Okei. On sul veel mingid raamatusoovitused, on sul veel mingid raamatud, mis on siin niimoodi kõnetanud, aidanud? No üldse need tõsielu raamatud, kus õigemini siis inspiratsioonilood. Näiteks viimane nüüd, mis ma ostsin, oli see Arnold Schwarzeneggeri oma. Et see on ka päris huvitav, see, kuidas ta läks sinna Ameerikasse, teda alguses vihati tema aktsendi pärast ja lõpuks hakkasid inimesed teda armastama ja nüüd ta on üle maailma tuntud näitleja. See on ka päris hea raamat. Väga hea. Ma kindlasti me paneme siia alla ja need on kindlasti head soovitused, mida lugeda, et mulle meeldib see üks ütlus, et rumalad õpivad enda vigadest rumalad ei õpi enda vigadest, targad õpivad enda vigadest, veel targemad õpivad teiste vigadest ja kõige targemad õpivad teiste edust. Ja kui sa loed neid raamatuid, siis sa ju saadki sealt seda teiste edu kogemust. Et see on nagu, ma arvan, head soovitused kindlasti. See on väga hea ütlus, pean nõustuma sellega. Et see on nagu, ma arvan, selline hea poolt, kus saab edasi minna ja hakata seda nagu poolt siis kokku võtma. Aga kas sul on endal, ütleme, et kui meil täna on siin laivis mingid kuulajad, kes ütleme, kui me nüüd võtame kogu selle jutu, mis me täna rääkisime ja oletame, et kogu seda juttu ei olnud ja sul on võimalus nüüd, ütleme, nende laivi kuulajatele
jätta endast 1-2 mõtet, siis mis mõtte sa tahaksid endast jätta nendele inimestele, mis sa tahaksid nendele inimestele kaasa anda? Kindlasti see, et anna endast kõik alati. Vahet ei ole siis, mida sa teed, aga peaasi, et see sõprust või midagi ei rikuks. Ja teine selline oleks, et ma enda pildist ütleksin, et ole aktiivne, käi kõikjal, tegutse, saa uusi kogemusi. Väga head ja julgustavad soovitused. Okei, kuule, aga sellega üldpildis me saime selle mõtte, selle asjad edasi. Kindlasti, nagu ma aru sain, on okei, kui me paneme siia laivi alla nüüd ka sinu andmed, et sinuga saab ühendust võtta. Kõik, kes tahavad, tunnevad, et noorkotkad või kodutütred pakuvad huvi või ka ma arvan, et sa oskad ka tegelikult rääkida asjalikult ka juba Kaitseliidu kohta, et siis võib julgelt sulle kirjutada ja sa võid nõu anda. Igal juhul suur aitäh sulle, Karl-Kristjan, tulemast. Suga oli väga huvitav, väga lahe rääkida. Ja kindlasti räägiks veel, aga see aeg jookseb peale, et meie kuulajad jõuaks seda ka siis kuulata. Aga igal juhul aitäh sulle tulemast, aitäh kõigile meie kuulajatele. Nagu jätkuvalt või siia lõppu ka siis toon välja, siis me hakkame neid laive taaskord nüüd korraldama, võib-olla mitte nii tihedalt kui eelnevalt, aga me erinevate inimestega taaskord hakkame neid laive tegema, sest me oleme näinud, et nad on nii palju inimesi kõnetanud ja inspireerinud. Ja me kõike teeme siis seda Power Estonia kogukonna raames, millega lisaks siis laividele me korraldame ka erinevaid siis lauamänguõhtuid ja lihtsalt inspireerivaid siukseid eesmärgi seadmist töötubasi asju ja kõikide asjade eesmärk on luua siukest edumeelset keskkonda, kus inimesed siis liiguvad edasi ja tahavad midagi nii-öelda positiivset elus saavutada, midagi, mida nad tahavad teha, nagu näiteks Karl-Kristjan. Aga igal juhul näeme teiega järgmistes laivides. Ja seniks kindlasti soovitan teile tutvuda nende raamatutega, mida siis Karl-Kristjan meile siin hästi soovitas. Aga aitäh ja tšau sulle, Karl-Kristjan. Tšau.